Hei, mõtlesin, et teen jälle ühe video. Küsisin siis natukene nõu, et mida võiks filmida ja mulle pakuti välja, et ma teeksin toiduvideo. Et mul lemmiktoidud ja mida kõike veel. Aga siis ma otsisin natukene, guugeldasin internetis ringi ühesõnaga. Guugeldasin Google'is ringi. mida iganes. Ja leidsin food tag'i. Ja siis küsimused ette ja hakkame siis nendele vastama. Mis on su lemmiktoit? Mul on väga raske öelda oma ühte lemmiktoitu. Sest mul ei ole nagu sellist kindlat, et nüüd see on mu lemmik ja seda ma tahaksin kogu aeg, iga päev hommikust õhtuni süüa. Aga näiteks pannkoogid. Ja mega hea asi. Siis lemmik hommikusöök. Muna ja peekonid. Kindlalt muna ja peekonid. Mul just kusjuures ema ükspäev küsis, et kuna ta on praegu Eestis puhkusel, et kas mind ära ei tüüta iga hommikul muna ja peekonid süüa, aga ei tüüta. Ma olen nii põhimõtteliselt siin juba 2 kuud lasknud ja mulle nii meeldib. Mis on mu lemmik? Lõunasöök. Oleneb päevast selles suhtes, et kui on tööpäev, siis ma tavaliselt söön lõunaks midagi toekamat ja õhtuks midagi siis sellist kergemat. Aga samas, kui on jälle mingi nädalavahetuse päev, siis pigem mul jääb kas lõunasöök üldse vahele või siis ma midagi näksin ainult. Aga ütleme nii, et tööpäeval näiteks mulle meeldib õudselt tatart lõunaks süüa. Ja mis on mu lemmik õhtusöök? Tõenäoliselt teen lihtsalt mingi salati kokku ja siis kas kana või liha või kala või midagi sinna kõrvale. Ja ärge nüüd öelge, et kana on ka liha, ma tean. Igaks juhuks pidin ära mainima. Mis on su kõige vähem lemmikum söök? Põhimõtteliselt ma võin siis siin välja tuua selle sushi, mis mulle eelmises videos ka väga ette jäi, et mulle ei meeldi. Ja mulle üldse ei meeldi seened ja mulle üldse ei meeldi maksakaste ja need on niisugused asjad, mida ma absoluutselt ei söö ka. Lihtsalt jõu. Mis on su lemmikasi, mida küpsetada või üldse söögipoolist valmistada? Kuna mulle väga ei meeldi üldse süüa teha, siis midagi sellist kerget tõenäoliselt, kas mingid wrapid, tortillad või siis näiteks ka seda võileivatorti on päris tore kokku möksida. Mis on su lemmiksalat? Üldjuhul ma panen salatisse kapsast, kurki, tomatit, paprikat ja ongi vist kõik või? Selline lihtne salat, mulle nii meeldibki. Ja siis mingi liha sinna kõrvale muidugi. Mis on su lemmikliha? Vot, ma ei oska öelda, kas mulle meeldib kanaliha, loomaliha, sealiha. Kõik meeldivad, mulle meeldib liha. Aga tõenäoliselt kana ma söön kõige rohkem. Aga samas, kui on mingi hästi tehtud loomaliha, siis see ületab kõik ikka. Mis on su lemmiksupp? Ma ei ole väga suur supifänn, aga mulle aeg-ajalt meeldib neid jälle süüa, sellised isud tulevad peale. Kõige tihedamini kodus tõenäoliselt ise teeme mingit seljankat või borši. Aga samas kõige rohkem mulle meeldib tegelikult ikkagi köögiviljasupp ja näiteks kanaga, et see on niisugune mõnus, kerge. Näma. Mis on su lemmik võileib? Üldjuhul mulle meeldib võileiva peale panna kas sinki ja kurki või siis tomatit ja juustu. Ja minu puhul ei pea näiteks võileivad üldse võid olema. Ma ei tea, ma ei ole üldse siuke suur võisõber, nii et minu poolest võibki olla lihtsalt sai või siis leib ja sink ja kurk peal ja väga hea. Minu jaoks ei ole, ma ei tea, kui öeldakse, et on kuiv või midagi sellist, siis minu jaoks see nii ei ole. Mis on su lemmik sai? Kas mul peab olema lemmik sai või? Ma eelistan viimasel ajal rohkem leiba. Ja ma ei teagi, mustleib on hea, Jassi seemneleib on hea, Tallinna peenleib on hea.
ausalt, mul ei ole lemmikut leiba. Ma tean, et ma oleksin aasta aega tagasi või rohkem tegelikult, 2 aastat tagasi oleks kindlasti öelnud, et mu lemmikleib on Tallinna peenleib. Aga nüüd mul on hakanud ka igasugused need seemneleivad ja mustad leivad meeldima. Mis on su lemmik jäätis? Kui brändist rääkida, siis kindlasti Ben & Jerry's ja praktiliselt iga teine maitse, mis neil on või sort või mis iganes, on väga hea. Aga kui rääkida maitsest, siis šokolaadijäätis on mul nagu titest saati olnud lihtsalt maailma lemmikum ja see on siiamaani nii. Mis on su lemmik restoran? Tahaks öelda Cheesecake Factory. Tõesti, see oli mu mega lemmik koht, kus söömas käia. Aga ütleme nii, et väga tihedalt kannul on Baby Back. Et me oleme kuidagi väga tihti sinna nüüd siin Eestis viimasel ajal sattunud ja päris hea koht on, mulle meeldib. Mis on su lemmik kiirtoidu koht? Ma mõtlesin selle peale ja mul ei tule nagu ette, et Eestis on McDonald's ja Hesburger ja mis veel? Mis sinna alla veel läheb nagu? Millised kohad? Ma ei suutnud iseenda jaoks seda nagu välja nuputada, aga minu jaoks siis tõenäoliselt nendest 2 on parem McDonald's. Ja miks? Sest et McDonald'sis on palju paremad friikartulid ja palju parem Coca-Cola. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Nii on. Kui ma peaksin elu lõpuni sööma ühte ja sama toitu, ühte tüüpi toitu, siis mis see oleks? Tõenäoliselt sükest Ameerika stiilis toitu, et friikartulit ja burgerit ja niimoodi. Et I like my junk food. Aga tõenäoliselt võiksin ma elu lõpuni sööma šokolaadi. Jep. Šokolaad hommikuks, õhtuks, lõunaks, vahepalaks, milleks iganes. Suurepärane, kui ma vaid kõik oma vajalikud ained sealt kätte saaks. Kui ma ei saaks enam mitte kunagi enam midagi süüa, siis mis see oleks? Sushi, seened ja maksakaste. Ma võin neist kõigist loobuda elu lõpuni, ausõna. Mis on mu lemmik juurvili? Tõenäoliselt äkki porgand. Seda on päris hea teinekord võin nosida. Mis on mu lemmik puuli? Issand, puuviljasid on nii palju häid. Aga kui ma pean ühe valima, siis viinamari, ma arvan. Mis on mu lemmik roheline toit või söök, kuidas nüüd öelda? Roheline, isse mul viimasel ajal nüüd nii lihtsalt lemmik on roheline sibul. Lihtsalt maalt iga nädal olen lasknud vanaemal endale seda saata ja ma võiksin seda nagu igale poole panna ja seda lihtsalt leiva peal süüa ja jube hea. Mis on mu lemmik punane toit, söök, mis iganes taaskord? Ilmselgelt maasikas. Ilmselgelt maasikas. Sellele ei ole mitte mingisugust vastast. Ja lemmik kollane toit. Issand jumal, mul lähevad kõik sinna ühte samasse auku, aga tõenäoliselt siis kollane, mis mul ette lööb, on kohe pabrikas, sest et mul on külmkapis praegu üks kollane pabrikas ja pabrikas on nom. Kas sa oled andnud kunagi toitu oma koduloomalast, et see ei ole sulle meeldinud? Ei ole, sest et mul ei ole kodulooma ja kui meil kunagi väiksena, kui ma olin kunagi väike, mitte et ma nüüd juba suur oleks, aga ma olin kunagi väiksem, et siis meil oli kutsu, aga ma arvan, ma olin siis veel liiga noor selleks, et sellist trikki selgeks õppida ja siis ei ole seda teinud. Kas sa oled taimetoitlane? Ilmselgelt ma ei ole taimetoitlane. Kohe kiire selge vastus, ma armastan liha, ma ei hakka mitte kunagi taimetoitlaseks, sest et ma ei suudaks ilma lihata elada, ma arvan. Kas sulle meeldib süüa teha, kas sa oskad süüa teha, kas sa oled hea söögi tegemises? Võin kohe 3 küsimust ühte kokku, sest et ma võtan kohe ära, et mulle ei meeldi süüa teha. Ma tean enam-vähem, kuidas süüa teha, niivõrd kuivõrd nälga ei jää ja kas sa oled selles hea, siis mitte parim. Aga ma saan, ma arvan, vajalike asjadega hakkama. Kas sa oled kunagi teinud õhtusööki? Ütleme nii, et ma teen päris tihti õhtusööki õhtul endale ja Joosepile ja
või siis teeb tema meile või siis teen mina iseendale ja tema teeb iseendale, aga õhtusööki ju tuleb süüa, nii et keegi peab seda valmistama ja tuleb ikka päris tihti ette. Kas sulle meeldib toiduga eksperimenteerida? Ei, ma olen hästi oma turvatsoonis kinni, sellepärast et mulle meeldivad väga vähesed söögid ja siis ma lihtsalt ei julge, sest et ma olen juba enne ette ära otsustanud, et mulle niikuinii ei maitse see asi. Et välismaal elades ma olin julgem selles eksperimenteerimises ja proovisin ka asju, mida ma ei oleks siin olles mitte kunagi proovinud ja mulle isegi maitsesid need asjad. Aga nii kui ma Eestisse tagasi tulin, siis jälle mitte ühtegi uut ja tundmatut ja võõrast asja ma endale suhu toppida ei julge. Mis on tüüpiline toit, mis tuleb teie kodumaalt? Ja siis on põhimõtteliselt ka rahvuslik Eesti toit või? Tead, ma ei ole osanud sellele küsimusele mitte kunagi vastata. Minult on seda küsitud küll ja veel. Ja ainukene vastus, mis ma nagu enam-vähem võib-olla siis julgen anda, on äkki siis seesama nagu jõulutoit, et ma ei tea, kartul ja kapsas ja liha ja selline. Aga aidake mind välja, on vä? Ei tea. Äkki on? Ei, jah, ei, jah, ei, jah. Ma võiksingi siia ebalema jääda, ma arvan, selle küsimuse juurde, sest ma ei oska rohkem siia mingit täpset vastust anda. Aga ma loodan, et ma sain selle videoga praegu üsna kiiresti hakkama. Kui ei saanud, siis palun vabandust ja ma loodan, et ma teie aega liiga palju ei raisanud. Aga okei, kui mul jälle mõnikord tahtmine peale tuleb ja mõni idee ka, siis filmin äkki jälle mõne video ja noh, nii 2 kuu pärast või eks paistab. Aga olge tublid ja tšau!